Eks ikka riigimehelik oleks rääkida asjadest, nagu nad tegelikult on. Ja tunnistada, et põhjus hääleõiguse äravõtmisel on poliitiline ja te tahate lihtsalt võtta ja kõrvaldada poliitilise konkurendi. Kas teil võib üldse pähe tulla, et siin sündinud ja kasvanud ent teise riigi kodanik või üldse kodakondsuseta inimene võib armastada Eestit sama kompromissitult ja tugevalt kui põliseestlane, kelle suguvõsa on sajandit aastat olnud? Te rääkisite, et see integratsioon kukkus läbi, et ei tule sellest midagi välja, aga tema otsusega, mina sellega nõus ei ole. Integratsioon toimus. Ma võin teile näiteks tuua üks tütarlaps, kes lõpetas kooli, ütleb mulle, vene tütarlaps, et ma olen eestlane. Ma ütlesin, no väga hea, aga sa ikkagi rahvuselt oled venelane, aga sa pead seda riiki usaldama, ta armastab seda riiki. Mis te praegu teete selliste vene eestlastega, kes armastavad oma riiki, aga saades selle hoobi, mida te praegu teete? Aitäh, hea kolleeg, küsimuseks on aeg otsast veel. Alustage palun küsimusest. Ja selles Hea kolleeg, edu ei soovi. teie küsimus